kang turjal. Kõigepealt sätime salgasendi paika, haarame õlgadest laiema haarniga kangist kinni ja astume kangi alla. Veendume, et me leiame mugava sellise liha ja osad, millele kang saab hästi toetada. Ning teisalt veendume, et meie jalataldadel kang on pikivõlvi keskele joondatud. Kui see on olemas, siis me võime suruda põlved sirgeks ja astuda 3 sammu taha. Esimene, teine ning 3. samm on siis see, mis joondab jalad ära. Veendume, et meie pöiad on kergelt välja pööratud ja selle saame siis paika, kui me pigistame tuharad võimalikult kõvasti kokku ja pöiad pööravad automaatselt õigesse suunda ära. Veendume selles, et pilk on ees, rinker ees sirutatud, kehatüvi on kindlasti pinges. Hakkame rääkima sooritusest, me hakkame liikuma alla. Esimene asi on see, et me lükkame oma puusad taha, kui me laskume alla tükki. Teine asi on, kui sügavale me siis laskume. Nii sügavale kui saame, aga suure raskuse puhul veendume seda, et meil ei tekiks silmärgatavat valatun tahakallet. Lihtsalt igaks juhuks turvalisuse mõttes. Liigume rahulikult alla, veendume, et meie kannad jäävad allasendis maha, läbi kandade me surume ennast ülesse, aga samas veendume, et ka ristvõlv vajutab kõvasti põrandasse, ehk siis kujutame ette, et suure varbaga surud samamoodi kõvasti põrandasse ja tõuseb. Rahulikult liigume alla ja veendume siis seda, et meie alaselg ei läheks kongu, ei tekiks seda tahakallet või siis natukene. Kui ta tekib olulisel määral ja suure raskusega, siis kunagi ei saa kindel olla, kas midagi juhtub või mitte. Pilk on ees, oleme püstised, teeme liigutuse vältel ja tõuseme üles väga hästi ja astume tagasi algasendisse ja kang läheb tükkidele tagasi.